Gates loobub miljardäri staatusest ja kingib oma varanduse maailmale. Microsofti asutaja Bill Gates on otsustanud annetada 99% oma elu jooksul kogunenud varandusest, et aidata lahendada inimkonda ohustavaid globaalseid probleeme, alates haigustest ja vaesusest kuni kliimamuutusteni ning muuta maailma õiglasemaks. See on pealtnäha muidugi ilus jutt, aga tegelikult tähendab see seda, et Gates suunab oma varanduse süsteemidesse, mida ta ise kontrollib, et kujundada maailma vastavalt oma soovidele. Õiglasem maailm tähendab siinkohal rohkem jälgimist, tsentraliseerimist ja vähem vabadust tavainimestele. Väidetavalt on tema fookuses pakilised globaalsed probleemid, eelkõige tervishoid, haridus ja sooline võrdsus. Jällegi tundub kõik väga kena jutt, aga tegelikult on need valdkonnad, mille kaudu saab mõjutada masse, kontrollida rahvastikku ja kujundada tulevasi põlvkondi. Tervishoid tähendab erinevaid vaktsiiniprogramme, haridus, ideoloogilist suunamist ja sooline võrdsus, ühiskondliku struktuuri lammutamist ja ümberkujundamist. Tegemist ei ole mitte probleemide lahendamisega, vaid globaalsete normide kehtestamisega. Gatesi strateegia on selge, tema fond ei tee pelgalt ühekordseid annetusi, vaid investeerib pikaajalistesse, mõõdetavate tulemustega projektidesse, millel on reaalne mõju ühiskondade arengule. Varandus annetatakse järk-järgult Gatesi fondile, mis plaanib kogu summa kasutada järgmise 20 aasta jooksul ja sulgeda oma uksed 31. detsembril 2045. Nii palju siis annetamisest. Gates tõstab raha lihtsalt ühest taskust teise, ehk siis oma taskust enda fondi arvele. Fond, mis tegutseb tema reeglite järgi ja mille kaudu saab rahastada just neid projekte, mis toetavad tema enda visiooni maailmast. Olgu selleks siis globaalsed vaktsiinikampaaniad, digitaalne identiteet või kliimakontrolli tehnoloogiad. Viimastel aastatel on fond keskendunud üha enam kliimakriisile, globaalsele tervishoiule ja epideemiate ennetusele. Me seisame silmitsi mitme samaaegse kriisiga ja meie varandus peab olema nende lahendamise teenistuses, ütles Gates. Fond jätkab ka väiketalunike toetamist, arendades vastupidavaid seemneid ja digitaalset avalikku taristust kaasava majanduse edendamiseks. Vaata kui tore, arendades vastupidavaid seemneid. Ilmselt mõeldakse siin siis geneetiliselt muundatud ja patenteeritud taimi, mis teevad väiketalunikud suurkorporatsioonides sõltuvaks. Ja digitaalne avalik taristu kaasava majanduse edendamiseks. Seda saaks ka natukene lühemalt öelda ja Hiinas on selle kohta kasutusel termin sotsiaalne krediidiskoor. Tänutäheks kõikidele vastupanu liikumise toetajatele, kelle abiga saade valmis, on see täispikkuses nähtav vaid neile. Kui soovite samuti Vanglaplaneedi portaali tegemistele kaasa aidata ja tervet Panoptikumi saadet näha, siis minge vastupanu liikumise lehele. Valige endale meelepärane pakett ning liituge vastupanu liikumisega. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud ja sellega eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Sakra patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks nii roolirike. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, ei saa tulla, meil on siin hea olla.